Järgmisena räägime siis lõimumispoliitika teemadel ja selle ülevaate teeb Viktoria Ladõnskaja, palun. Tere ka minu poolt. Ma usun, et paljud meist on juba vägagi väsinud, aga samas nii tahaks teile rääkida meie tulemustest, kuigi meie lõimumiskoda on ka hästi värske ja tegutseme vaid mõned kuud, aga ikkagi meil on hästi palju neid tulemusi, millest tahaks rääkida. Ja eelkõige alustan ma sellest, et peamine, mille teostumist ma nii väga ootan ja soovin, on see, et ka venekeelsel elanikkonnal kujuneks Eestis kodutunne. Just nimelt kodutunne. See ei ole pelgalt ühise meie tunne, millest rääkisid esimesed integratsiooniprogrammid. Kodutunne eeldab, et inimene ei mineta oma juuri, ajaloolisi, kultuurilisi ja sugulussidemeid, kuid tajub kohta, kus ta elab, oma koduna. Kahtlemata peab venekeelse elanikkonna seas selle olulise mõiste kinnistumiseks olema valmis ka eestlased. Rõhutan, minu hinnangul on probleem selles, et suur osa Eesti territooriumil elavatest venekeelsetest inimestest kannatab praegu jutumärkides kodutuse kompleksi käes. Ehk siis ei ole omad enam Venemaal, aga ei ole päris omad ka siin. Seda kompleksi soodustavad esiteks noorte kergekäeline kahjutundeta lahkumine välismaale, teiseks teatav mineviku ihaldus vanema põlvkonna esindajate hulgas ja kolmandaks lõputud vaidlused teemal, kas tunnistada end migrantideks või mitte. Seepärast on strateegiliselt väga tähtis ühendada siinse venekeelse elanikkonna teadvuses nende vene kultuur, ajalugu, semiootika ja Eesti riik. Minu hinnangul on kodutunne tekkimine põhimõttelise tähtsusega. Miks? Sest kriisiaegadel ei rüüstata oma kodu ümbrust, oma kodu kaitstakse, oma kodu hoitakse korras ja oma kodu reeglid teatakse. See kõik algab kodutundest. Ja põhimõtteliselt on oluline mõista, et ühiskonna vene keelt kõnelev osa jaguneb just integratsiooni kontekstis vähemalt 4 tinglikku rühma. Nüüd ma tahan neid näidata. Slaid on ilusti üleval. Esimene venekeelse elanikkonna integreerunud osa, kus juures sel määral integreerunud, et on, kui parafraseerita tuntud kõnekäändu, kohati isegi rohkem eestlased kui eestlased ise. Teine rühm, ehk siis elanikkonna osa, kes on edukalt integreerunud, kuid ei ole selle juures unustanud oma juuri. Kolmas elanikkonna osa, kes ei ole eriti integreerunud, kuid on seejuures Eesti Vabariigile hästi lojaalsed. Ja viimane rühm on siis elanikkonna osa, kes elab Venemaa inforuumis ja on selle ideoloogilise mõju all. Mina näen, et meie lõimumiskoja eesmärgiks, kõige suuremaks eesmärgiks on just kolmas rühm. Ehk siis need inimesed, kes võib-olla ei tunne, et nad on päris Eesti ühiskonna osa, aga samas ka juba praegusel hetkel nad on Eesti riigile hästi lojaalsed. Siinkohal tuleb märkida, et integratsiooni küsimustes erinevad Tallinna venekeelsed elanikud tuntvalt näiteks Narva või Ida-Viirumaa kui terviku elanikest. See ei tähenda, et esimesed oleksid teistest paremini või halvemini integreerunud. See tähendab, et Eesti eri piirkondades tajutakse integratsioonipoliitikat vägagi erinevalt. Samuti tuleb silmas pidada, et ka eelnevalt toodud tinglik klassifikatsioon ei kanna iseendast märki positiivne või negatiivne, vaid rõhutab, et tegemist on väga erineval määral integreerunud rühmadega, kelle suhtluskeel on vene keel. Nüüd siis IRL-i ja mul on ülihea meel, et IRL-i eesseisuse otsusega moodustati lõimumise nõukoda. Selle eksisteerimise eesmärk on eelkõige selle kolmanda rühma strateegia väljatöötamine. Samas peame mõtlema ka tuleviku peale ja arvestama nendega, kes alles saabuvad Eestisse. Nõukogu tegevuse eesmärk on koondada ühisesse arutellu erakonna liikmed, kes tahavad kaasa rääkida lõimumise teemadel ja aidata kaasa erakonna lõimumispoliitikate loomisele. Eelmine aasta, me kõik seda teame, andis selgelt mõista, et lõimumisega ja üleüldiselt keelestrateegiaga on meil terve hulk probleeme. Nüüd siis loetelu nendest probleemidest. Ma eksi siis kohe. Keelekursuste järjekorrad. Riigi nõuame, et inimesed räägiksid eesti keelt, kuid samal ajal ootab tasuta keeleõppe järjekorras tuhandeid inimesi. Teiseks suureks probleemiks tuli välja metoodika. Jah, metoodika üle võib vaielda, aga samas 3 põhilist suunda, põhilist varianti, mida Eesti riik praegusel hetkel pakub,
ei vasta päris ootustele, just kolmanda rühma ootustele. Ehk siis jälle toon välja neid sama tasuta keelekursuseid, kus on ikkagi umbes 5000 inimest, kes ootavad järjekordades. Kolmas probleem on õpetajate puudus. Sellega mina kohati ei olegi päris nõus, aga samas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse meie inimese juht ütles, et see on reaalne probleem. Ja neljas suurem nagu selline problemaatika on kursuste korraldamine. No see on juba selge, et tõepoolest me oleme selle poolest hädas ja kahjuks tuleb tõdeda, et ka siin tekkisid probleemid, muidu ei oleks neid järjekordi. Nüüd siis, millised on lõimimiskoja töö põhisuunad? Ei, need on vara veel. Et põhisuunad on sellised: Ida-Viirumaa piirkond, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe eelkõige. Teiseks muidugi on Lasnamäe osakond. Jah, meil on tublid liikmed, kes juba tegutsevad seal, aga ikkagi tuleb vaadata seda mitte ainult meie poliitika taustaks, vaid eelkõige ka lõimumisaspektist lähtudes. Kolmandaks on IRL-i vene klubi ruu.ee. Sellest ma natuke rohkem räägin lõpupoole. Neljas suund on vene kultuuri teemad, kaitsta neid traditsioone, mis on olulised kultuurilises aspektis nii vene kogukonnale kui ka Eesti riigile, näiteks Vene teatriga tihedam koostöö. 5. Venekeelne meedia, nimelt toetame ETV+ ideed, aga see kindlasti peaks vastama maksumaksja huvidele. Lõpptulemusena kvaliteetne, sõltumata ja kõrge populaarsusega kanal. 6. Usuaspektid kui põhiväärtused. Ja siin muidugi toon näiteks sedasama Aleksandri kiriku küsimust, mis oli praegusel hetkel meedias üleval. Ja 7. riiklikud lõimumisprogrammid ja näiteks seesama MISA, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus ja selle tegevus. Ja nagu ma meedia kaudu ütlesin välja, et juhul, kui see ei vasta päris meie huvidele, siis võiks seda rahulikult kinni panna. Et pigem see peaks olema selline asutus, mis annab meile reaalselt töö tulemust. Räägin nüüd meie tulemustest, ehk siis mida saavutasime selle aasta jooksul. Tänu meie sekkumisele lisati valitsuse tegevuskavasse A1 kategooria tasuta keelekursused. Tuletan meelde, et varem seda üldse ei olnud. MISA lubas, et nad saavad keeleõppe järjekordadega hakkama selle aasta detsembriks ja uue keelekursusi kuulutavad välja juba augustis. Ma väga loodan tegelikult, et ka Narva taksojuhid saavad võimalust õppida eesti keelt tänu sellele, et tuleb nüüd selline lisavõimalus, kursuste võimalust. Teiseks, meie survel liikus lahendusele lähemale ka Narva Aleksandri kiriku küsimus. Valitsus sekkus ja kirik ei ole enam müügis. Tuleb rõhutada ka seda, et Narva elanikud korjavad praegu oma initsiatiivil raha kiriku jaoks. See on väga hea algatus kohaliku kogukonna jaoks, aga sellel on ka laiem tähendus. See on näide riigi ja kohaliku kogukonna, kus juures nii eestlaste kui ka venelaste ühisest pingutustest. 3. tulemus. Vene teatri nõukogu liikmena jäin eriarvamusele seoses Vene teatri eelarve vastuvõtmisega, mis oli 115 000 euroga miinuses. Puudujäägi likvideerimiseks sooviti vallandada mitu vanemat vene näitlejad, mis oleks kahtlemata tekitanud vene kogukonnas resonantsi. Ja nüüd siis töötame Vene teatri uue strateegiaga. 4. mis on natukene suurem punkt, seoses valitsuses vastu võetud lõimuv Eesti rakenduskavaga tekkisid meil kultuuriminister Indrek Saarega tõsised vaidlused. Kava minu arvates oli toores ja ebaühtlane. Sellest puudusid mitmed olulised algatused ja meiepoolse surve tulemusena lisati kavasse järgmised punktid. Nüüd siis konkreetsed punktid. Senise keeleõppesüsteemi analüüsi läbiviimine, et selgitada välja põhjused, miks keeleõppe pole oodatud tulemusi andnud. Teiseks, valitsus leppis kokku, et Kultuuriministeerium töötab välja tegevuskava Narva eesti keele maja idee realiseerimiseks. Mul on väga hea meel, et see olulise algatusega edasi liigutakse. Ja veel üks oluline nüanss, et kavas kindlasti, lõimuv Eesti kavas kindlasti peaks olema ka ETV+ strateegia, ehk siis milleks me seda teeme.
ja miks me üldse seda teeme. Ehk siis jah, ma saan aru, et see on väga keeruline küsimus, et ühest küljest tegemist on avalik-õigusliku ruumiga, aga teisest küljest on tegemist ka maksumaksja rahaga. Ja sellepärast antud teema peaks olema kindlasti kajastatud ka Lõimuv Eesti programmis. Ja 5. saavutus on Vene klubi ru.ee, mis käis kokku 3 korda Narvas, Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Ja tegelikult ma pean tunnistama teile, et meie poliitika vastu on vägagi suur huvi ka venelaste sees. Nad käivad, nad küsivad, nad uurivad ja me andsime just seda platvormi, millest räägitakse, et justkui neil varem ei olnud, millest kogu aeg vihjab ka Keskerakond, et justkui venelased elavad oma ette ja neil ei ole piisavalt palju võimalusi selleks, et oma visiooni realiseerida. Meie nüüd pakume neile seda võimalust, aga samas selle kaudu edastame ka oma väärtusi. Edaspidi tuleb lõimumise nõukogu töös pöörata erilist tähelepanu. Punkt 1. Vene koolidele ja vene noorte kaasamisele Eesti ühiskonda, niimoodi nagu meie seda näeme. Teiseks, venekeelsete lasteaedade tõhusamale kaasamisele lõimumisprotsessi. Ja 3. piirilinna Narva majanduse ja heaolu seotud temaatikale. Ma tahan tänada kõiki, kes on nõukogu tegevuses kaasa löönud, olgu siis kas või koosolekutel osaledes või siis Facebooki grupis oma arvamust avaldanud. Ja erilised tänud tahaksin edasi anda Mart Rannutile tema põhjalike ja läbimõeldud seisukohtade eest. Ja nõukogu töö ei ole läbi, vaid alles algab, sest meie tööpõld on lai ja kõik teie, kes tahate koos meiega arutleda lõimumistemaatikat, ma kutsun teid, tulge kohale või siis osalege Facebooki kaudu. Aitäh! Aitäh Viktoriale!